ma just leidsin selle mahajäetud garaaži, mis on täis surmavaid meremonstrumeid, sealhulgas hiiglaslikke angerjaid, mürgiseid kivikalu, päriselu tullukaid ja isegi haid. Aga sa võid mõelda, kuidas kõik need hullumeelsed olendid siia sattusid. Ja noh, ma sain hiljuti sõnumi, et selle garaaži omanik kasutas seda oma üliharuldase kalakogu hoidmiseks. Kahjuks suri ta hiljuti, mis tähendab, et keegi ei hoolitse enam nende loomade eest, nii et minu ülesanne on nad päästa. Siiski ei saa see olema nii lihtne, sest mulle öeldi, et selles ruumis on kusagil 4 haid koos hulga teiste surmavate kaladega. Nii et jah, me peame olema ülimalt ettevaatlikud. Alustasin oma otsinguid kõndides mööda tuba ringi, et näha, kas ma suudan akvaariumides midagi märgata. Aga nagu näha, oli vesi väga sogane, mis tegi sellest läbinägemise võimatuks. Ja kulavee kvaliteet on tõesti halb. Tähendab see ka seda, et need meremonstrumitel pole enam palju aega jäänud. Nii et ma haarasin kiiresti võrgu ja tegin mõned tõmbed ühes akvaariumis, kui äkki tundus võrk natuke raskem ja ma sain aru, et me leidsime oma esimese merelooma. Oh, meil on midagi, kutid. Mis see küll on? See on nii limane. Esmapilgul näed see tõesti välja nagu hunnik sitta, aga tegelikult nimetatakse seda merikurgiks. Ja mis nende juures tõeliselt lahe on see, et neil pole aju, südant ega isegi kopse. Nii et jah, ma ei tea täpselt, kuidas miski selline ellu jääb, aga ma tunnen praegu, kuidas ta mu käe peal ringi roomab. Ja see tähendab ainult üht. Kui see tegelane on veel elus, siis võib-olla, lihtsalt võib-olla, on ka kõigil teistel siin olevatel olenditel veel võimalus. Nii et ma panin ta ämbrisse puhta veega ja jätkasin akvaariumi läbiotsimist, aga ma ei leidnud midagi. Nii et ma liikusin järgmise akvaariumi juurde ja siis leidsin midagi veelgi pöörasemat. Oodake, meil on midagi, kutid. Oh, issand. See näeb välja nagu mingi homaar või jõevähk või võib-olla krabi. Ausalt öeldes, kutid, mul pole aimugi. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. See tundub nii imelik. See on nagu karvane. Sa näed tema koorikul, et sellel on väikesed karvad üle kogu keha. Ja taangide asemel tundub, et tal on jalgadel väikesed odad. Kui te teate, mis see on, siis kommenteerige allpool, aga ma panen ta nüüd ämbrisse, enne kui ta mind näpistab. Meil on väga hea algus olnud ja mõlemad olendid, kelle me oleme leidnud, on elus olnud. Siiski on meil selles mahajäetud garaažis veel palju akvaariume uurida ja loomad lähevad ainult järjest pöörasemaks. Nii et ma jätkasin toa uurimist, kui äkki komistasin väiksema maas lebava akvaariumi otsa ja selle sees oli midagi täiesti ootamatut. Oodake korraks, kutid. Ma olen üsna kindel, et ma just nägin siin konna. Seal ta ongi, ma näen teda. Tule nüüd, sõber. Mine võrku. Jah, saime ta kätte, vaadake seda. Meil on siin üks väike konn, aga mitte lihtsalt tavaline konn. See siin on Aafrika küüniskonn ja ta on ka albiino, mis teeb ta natuke haruldasemaks. Ausalt öeldes arvasin ma, et siin on ainult mereloomi, aga see tõestab, et siin võib olla igasuguseid loomi lõksus. See teeb selle päästeoperatsiooni palju raskemaks. Panin ta ämbrisse ja jätkasin akvaariumi läbiotsimist, et näha, kas leian veel mõne. Ja noh, leidsingi. Ei ole võimalik, vaadake seda. Meil on veel 2. Need on päris äkilised. Rahunege, kutid, me lihtsalt püüame teid päästa. Ei, nad põgenevad, see ei ole hea. Õnneks suutsin nad siiski üles leida ja panin nad koos teisega alumasse, mis tähendab, et päästsime kokku 3. Aga siis märkasin ühes akvaariumis midagi liikumas ja see oli suur. Kuigi ma just nägin siin midagi suurt ringi ujumas, aga enam ma teda ei näe. Vesi on väga sogane. Me teame, et ta on seal sees siiski. Vaatame siis, kas saame ta oma võrguga kätte. Hakkasin vett kühveldama, aga sellest salapärasest kalast polnud jälgegi, kuni see juhtus. Issand, me saime ta kätte, kutid, lõpuks ometi, uskumatu. Ma arvan, et see on kerakala. See on nii lahe. Ma olen üsna kindel, et seda nimetatakse koeranäoliseks kerakalaks. Ja kuigi nad tunduvad üsna ohutud, peab selle tegelasega tegelikult väga ettevaatlik olema. Ja seda sellepärast, et tal on üliteravad hambad, mis on mõeldud karpide avamiseks. Ja kui ta mind nendega hammustab, siis jah, see oleks päris halb. Ei, ta üritab praegu paista minna, kutid. See ei ole hea. Kui kerakala paisub, võib see talle stressi tekitada ja isegi tappa. Ja see on viimane asi, mida me tahame teha. Nii et paneme selle tegelase lihtsalt ämbrisse. Kuna see paak oli üsna suur, tähendab see, et seal võis olla mitu kala. Nii et ma otsustasin võtta veel mõned võrgud ja mul õnnestus veel midagi kinni püüda. Uskumatu, see on ikka väga veider kala, teate, ma pole sellist varem näinud. Siin on meil mingi salapärane mereelukas, aga tundub, et tal on pea peal tohutu oga, nii et teda tuleb kindlasti ettevaatlikult käes hoida. Aga see on tõesti väga veidra välimusega kala. Kirjutage kommentaaridesse, kui teate, mis see on, sest mul pole tõesti aimugi. Tundus, et see oli viimane kala akvaariumis, nii et ma liikusin järgmise juurde.
ja pärast väikest otsimist märkasin midagi hullumeelset. Kas te nägite seda? Ma arvan, et see oli mingi angerjas. Kus ta kadus? Ta lihtsalt haihtus. Oh, ma arvan, et saime ta kätte, kutid. Jaa, see on kindlasti angerjas. Okei, vend. Issand. Sain ta kätte. Okei, see tegelane on päris äkiline. Ma olen üsna kindel, et see on noor muraan angerjas ja nad kasvavad palju suuremaks kui see. Ja inimene, kes mulle selles kohas kirjutas, ütles, et siin on üks, kes on üle 5 jala pikk. Nii et jah, mul pole aimugi, kus see suur on, aga väikese beebi saime kätte. Ja issand, kui limane ta on. See on vastik. Ma panin beebi angeri ämbrisse koos teiste kaladega ja liikusin edasi. Ja järgmises akvaariumis sattusin seni kõige ohtlikuma olendi peale. Hei, kas see on see, mida ma arvan? See seal on merisiilik, aga mitte lihtsalt tavaline merisiilik. See on pikaogaline merisiilik. Ja noh, ma olen kindel, et te näete, miks neid nii kutsutakse. Neil on äärmiselt pikad ogad ja nende ogade sees on väga mürgine mürk. Ja tegelikult on need tüübid ühed maailma kõige mürgisemad liigid. Nii et see, et ta praegu lihtsalt võrgus on, teeb mind väga närviliseks. Loomulikult ma ei kavatse seda asja paljaste kätega hoida, seega panin kiiresti kindad kätte. Nii, sain ta ettevaatlikult anumasse panna. Järgmine akvaarium, mille leidsin, oli sama must, kuid selles oli midagi teistsugust. Ja nimelt elas seal selle video esimene mageveekala. Issand, vaata seda! Seal ongi kala! Ma olen üsna kindel, et see oli flowerhorn. See on suur kala. Vaatame, kas saame ta kätte. Ta on siin, ta on selles nurgas. Tule nüüd, sõber, me lihtsalt püüame sind päästa. Ta paanitseb. Issand, rahune, sõber, rahune. Mul oli õigus, see ongi flowerhorn. Need kalad näevad väga veidrad välja. Nad on tuntud selle poolest, et neil on väga suured pead, ilmselgelt. Me püüdsime ühe sellisega eelmises videos, aga see oli alles väike beebi. See siin on täiskasvanud isend. Ma pole kunagi varem nii suurt näinud ja kindlasti mitte sellise suure peaga. See näeb lihtsalt hull välja. Selle pea on pehme. Ma pole kunagi varem nende pead katsunud. Vaata seda. See on nagu suur aju. See on nii rõve. Ma panin ta ämbrisse ja liikusin järgmise akvaariumi juurde. Selles oli vaevu vett sees. Ma arvasin, et siin ei saa küll midagi elada. Kui ma aga lähemalt vaatasin, märkasin midagi liikumas. Kuulge, ma olen üsna kindel, et siin on mõned mutskipperid. Ma oleksin peaaegu sellest akvaariumist mööda kõndinud, sest seal pole vett sees. Aga ilmselt on see meelega nii, sest mutskipperid armastavad madalat vett ja nad suudavad tegelikult ka maal kõndida. Nii et see on nende jaoks ideaalne kodu, välja arvatud see, et see on väga must. Ma võtsin võrgu ja hakkasin neid püüdma, aga need mutskipperid olid uskumatult kiired. See võttis mul paar katset, aga lõpuks sain ühe kätte. Issand, te ei usu, me saimegi ühe kätte. See seal ongi mutskipper. Ja see on üks suurimaid, mida ma kunagi näinud olen. Ma lihtsalt armastan neid kalu, nad näevad nii naljakad välja. Vaadake nende silmi seal. See on lihtsalt nii armas. Aga nii lae, kui see ka poleks, seal on veel neid sees. Paneme selle tüübi nüüd ämbrisse ja vaatame, kui palju veel saame kätte. Pärast ülejäänud paagi läbiotsimist leidsin veel ühe mutskipperi ja see oli isegi suurem kui esimene. See on mutskipper number 2 ja see näeb tegelikult väga terve välja. Ma olen natuke üllatunud, et mõlemad on ikka veel elus arvestades, kui must see paak on. Aga kõige tähtsam on see, et me päästsime nad. Kui mutskipperite elupaik oli täiesti tühi, liikusin järgmise paagi juurde ja see oli täiesti räpane. Nii et ma hakkasin seal ringi kühveldama ilma, et oleksin lootnud midagi leida, aga siis juhtus see. Issand, suur kala, mis see küll on? Tule nüüd, mine võrku. Jah, sain ta kätte. Tundub, et meil on jälle üks salapärane kala. Ma ei usu, et me oleksime varem sellist püüdnud. Ausalt öeldes ei ole ma kindel, mida temaga teha, sest kui see on mage veekala ja ma panen ta soolase vee ämbrisse, siis jah, ta sureb ära. Nüüd oli ainult üks viis teada saada, kas see paak on magevee või soolaveega ja selleks tuli seda maitsta. Okei, ma arvan, et see on magevesi. Jumal, miks ma seda just tegin? Ma saan ilmselt nüüd mingi amööbi või midagi sellist, jah. Nii et kui see on mu viimane video, siis te teate miks. Aga igatahes, kui ma kala ämbrisse panin, märkasin, et sellel olid hammustusjäljed ja see sai tähendada ainult üht. Tõenäoliselt polnud see ainus kala paagis. Nii et ma võtsin veel mõned kühvlitäied, kui äkki juhtus see. Issand, midagi ujus just mu võrku. Vaadake seda! Siin on nimega Bishir ja need kalad on ülimalt laedad. Nad on põhimõtteliselt nagu päris elus dinosaurused. Nad on eksisteerinud 100 miljoneid aastaid. Ja laisaks sellele on teada, et need kalad on üsna agressiivsed. Nii et see võib kindlasti olla see, mis teisi kalu ründab. Aga igaks juhuks paneme selle tüübi ämbrisse ja teeme võrguga veel paar tõmmet.
Pärast seda leidsime akvaariumist veel ühe kala ja see oli täpiline Rafaeli säga. Ma ei taha ära sõnuda, aga ma just sain aru, et kõik olendid, kelle me siiani oleme leidnud, on elus olnud, kuigi nad on siin hüljatuna olnud, kes teab kui kaua. Jah, ma ei oleks seda vist pidanud ütlema, sest järgmises akvaariumis oli midagi täiesti südantlõhestavat. Oh ei, teate, ma vist sõnusin selle ära. Sest seal on beebihai, aga ta ei liigu. Kui te mäletate, siis ma ütlesin, et selles garaažis on kokku 4 haid ja mulle öeldi, et üks neist on beebi ning ülejäänud 3 on täiskasvanud. Ja kui sa tead loomadest midagi, siis tead, et beebid on kõige õrnemad. Nii et tundub, et selle kutiga jäime lihtsalt natuke hiljaks. Siiski on veel võimalus, et ülejäänud 3 on veel elus. Nii et ma liikusin järgmise akvaariumi juurde. Ja pärast mõnda kühvlitäit tõmbasin ma välja midagi täiesti hullumeelset. Oh, issand, mis see on? Oota nüüd. Ma arvan, et see on kivikala. Oh, issand. Ma läksin selle peaaegu paljaste kätega kinni haaranud, teate. Olgu, me peame selle tegelasega väga ettevaatlikud olema. Ja seda sellepärast, et see on maailma kõige mürgisem kalaliik. Nii mürgine, et üks ainus torge selle tegelaselt ja kõik oleks läbi. Oh, issand. Teate, selle akvaariumi peal peaks tõesti olema mingi ära puutu silt. Ma oleksin seal peaaegu päriselt surma saanud. Nüüd, nii hirmus kui see ka polnud, võtsin veel mõned võrgud ja mul õnnestus kinni püüda teine kivikala. Jah, asi läheb aina hullumeelsemaks. See on isegi suurem kui esimene. Vaadake, kui suured on tema ogad. Oh, issand. Need ogad on lihtsalt mürki täis, nii et me tahame neist kindlasti eemale hoida. Kui olin leidnud 2 kivikala, panin mõlemad ämbrisse ja jätkasin otsinguid. Ja järgmises akvaariumis sattusin seni kõige pöörasemate mereelukate peale. Kuulge, ma näen siin palju kalu ringi ujumas, aga vesi on liiga sogane, et aru saada, mis need on. Nii et ilmselt peame hakkama võrguga püüdma, et teada saada. Oh issand, vaadake seda! Midagi ujus just võrku. Mis see küll on? Püha taevas! Kas te näete sama, mida mina näen? Ma ei oskagi praegu midagi öelda. Ma pole kunagi varem sellist kala näinud, aga see näeb hull välja. Panin selle salapärase kala ämbrisse ja jätkasin edasi. Ja juba järgmise kühvliga sain ma midagi veel. Oh issand, kas see meritäht? Ma arvan, et on, aga see ei ole tavaline meritäht. Ma arvan tegelikult, et seda nimetatakse madutäheks ja nad näevad tõesti hullud välja. Ma polegi varem ühtegi päris elus näinud. Ja oh issand, kui imelikud nad on katsudes. Vaadake teda, ta roomab mu peal ringi. See on nagu väike 8 jalg. See oli kindlasti lahe leid. Aga kui ma vees hoolikamalt vaatasin, märkasin midagi, mis nägi välja nagu veel üks meritäht, aga see oli natuke teistsugune. Oh issand, ma sain ta kätte! Kuulge, see näeb välja nagu veel üks madutäht, aga see on roosat värvi. See on nii hull, ma pole kunagi varem sellist näinud. Nii et jah, ma polnud päris kindel, kas on albiino või hoopis mõnda teist liiki. Kui teate, siis kindlasti kirjutage kommentaaridesse alla. Aga ilmselgelt oli see akvaarium täis hullumeelseid mereloomi. Võtsin veel mõned kühvlitäied ja mul õnnestus veel midagi kinni püüda. Mis pagan see on? See näeb välja nagu mingi homaar, aga see ei ole tavaline homaar. Vaadake tema värve. Ta on nagu lilla ja oranž täis igasuguseid täppe. See on nii hullumeelne, kuulge. Mis siin praegu toimub? Kõik, mida me sellest akvaariumist välja püüame, on midagi, mida ma pole kunagi varem näinud. Ja noh, sellega see ei piirdunud. Pärast seda, kui ma olin veel paar võrgutõmmet teinud, õnnestus mul sellest akvaariumist välja tõmmata viimane olend ja see oli seni kõige ägedam. Teate, mees püüdsime endale merihobu. Oh issand, ja vaadake, kui suur ta on. See on kõige suurem merihobu, mida ma kunagi näinud olen. Ma ei teadnudki, et nad nii suureks kasvavad. Merihobud on täiesti ühed mu lemmikloomad kogu planeedil. Nad on lihtsalt nii ainulaadsed ja näevad nii pöörased välja. Ja pagan, kas nad on tugevad. Vaata teda. Ta ripub praegu mu sõrme küljes nagu väike ahv. See on nii hull. Ma panin ta ämbrisse ja liikusin järgmise akvaariumi juurde. Ja kohe märkasin ma midagi suurt seal sees ringi liikumas. Ma arvan, et see on veel üks ogakalakutid, aga see on teistsugune kui see, mille me esimesena püüdsime. Seda nimetatakse okasoogakalaks. Ja noh, ma olen kindel, et te näete, miks neid nii kutsutakse. Neil on kogu keha ulatuses väga suured ogad. Ai, oh issand. Ja need teevad haiget. Need on väga teravad. Ai. Okei. Kuigi need ogad teevad tõesti haiget, on see tegelane väga armas. Nii et paneme ta nüüd ämbrisse ja vaatame, mis seal veel sees on. Võtsin veel mõned võrgud ja pärast mõningast otsimist õnnestus mul välja tõmmata midagi täiesti ootamatut. Oh, te ei usu seda. Oh, issand. Kas see on see, mida ma arvan? Ma olen üsna kindel, et me leidsime just veel ühe mürgise kalaliigi. See siin on skorpionkala ja täpselt nagu kivikala on ka need tüübid äärmiselt mürgised.
Oh issand, okei. Oh, ma ei peaks teda praegu käes hoidma, ma ei tea, miks ma seda teen. Sa näed ise? Oh issand, okei. Sa näed seal neid suuri ogasid. Kui need sind torgivad, siis see ei tapa sind, aga kindlasti teeb haiget. Nii et ma panen ta kohe ämbrisse, enne kui ta mind nõelab. Pärast seda ei leidnud ma akvaariumist enam midagi, nii et ma liikusin järgmise juurde ja sees oli üks seni kõige surmavamaid olendeid. Oh issand, mis see küll oli? Kuulge, ma olen üsna kindel, et see oli mantiskrevet. Oh, see ei ole hea. Kui te ei tea, mis on mantiskrevet, siis teil on põhimõtteliselt loomariigi kõige tugevam löök. Nad on nii tugevad, et on teada juhtumeid, kus nad on akvaariumi klaasi purustanud. Ja kui üks neist sulle löögi annab, võib see sõrmesõna otseses mõttes murda. Ja see seal tundus tõesti suur. Oh jumal, see on nii hirmus. Ma panin oma võrgu ettevaatlikult vette ja pärast paari tõmmet tõmbasin midagi välja. Ja ma olin õigus, see oli hiiglaslik paabulinnu mantiskrevett. Oh, see on hullumeelne. Vaata selle mantiskreveti suurust. Ma ei usu, et ma olen kunagi varem nii hirmul olnud, kui mul on loom võrgus. Praegu ei saa ma talle sõna otseses mõttes lähedalegi minna, muidu ta murrab mu sõrme. Ma ei tea, mida teha, kutid. See on nii kahtlane. Ma panin ta sellesse anumasse, et teda paremini vaadata. Ja noh, ütleme nii, et ta polnud üldse rahul. Oh issand, kas te kuulsisite seda? Ta lõi just klaasi, kutid. Oh issand. Nüüd, kuigi see oli üks hirmutavamaid asju, mida ma kunagi püüdnud olen, olid garaažis siiski veel surmavamaid olendeid. Ja noh, oli jäänud vaid mõned akvaariumid, mida me polnud veel uurinud. Nii et olime juba üsna lähedal. Järgmisena komistasin ma teise akvaariumi otsa, mis lebas maas. Ja kui ma sisse vaatasin, märkasin seal aksolotlit. Ja siis märkasin veel üht ja veel üht. Jah, siin oli neid palju. Oh issand. Ei ole võimalik, vaadake seda. Me saime 2 korraga ühte võrku. Tundub, et meil on üks albiino ja üks tavaline, kuid ma näen, et seal on veel palju rohkem ja vesi on tegelikult üsna soe. Ja noh, kui sa tead midagi aksolotitest, siis sa tead, et nad vajavad ellujäämiseks külma vett, nii et me peame kiiresti ülejäänud päästma, sest neil pole enam palju aega jäänud. Ma panin aksolotid ettevaatlikult ämbrisse ja võtsin veel ühe suure kühvlitäie ning siis tõmbasin välja seni suurima aksolotli. Vaadake sellest suurust, poisid. See on üks suurimaid aksolotleid, mida ma kunagi näinud olen. Ja tead mis? Alguses arvasin, et see on jälle üks albiino, aga nüüd, kui ma seda paremini vaatan, arvan tegelikult, et see on kuldne aksolotl ja see teeb selle palju haruldasemaks. Ja noh, ma arvan, et see, kes neid kogus, oli spetsialiseerunud kuldsetele aksolotlitele, sest ma leidsin akvaariumist veel 2 kuldset, ühe albiino ja ühe tavalise aksolotli. Vaadake seda, kutid, meil on peo täis aksolotleid! Ma olen üsna kindel, et me päästsime kõik, kes selles akvaariumis olid. Kokku saime umbes 7 tükki ja vaadake neid kõiki kuldseid. Oh issa, ma pole kunagi varem nii paljusid näinud. Ja järgmises akvaariumis olid 2 tullukalaadset kala, mida kutsutakse draakonkobideks ning lisaks üks väga lahe elevandi ninakala. Ja kohe selle akvaariumi kõrval oli veel üks, kus sees oli 2 väikest clown-kala. Need tegelased olid väga armsad, aga me otsisime endiselt seda hiiglaslikku angerjat ja haisid. Ja selleks hetkeks oli jäänud vaid 3 akvaariumi, mida ma polnud veel uurinud. Need olid kõikidest kõige suuremad. Otsustasin alustada neist 3 kõige väiksemast akvaariumist. Ja pärast natuke ringi uurimist märkasin ma seda, mida me kogu selle video jooksul oleme otsinud. Oh issand, oh issand. Hai! Hai on seal! Vaadake, kutid! Siin on hai! Ma ei tea, kas ta on elus või mitte. Tule nüüd, sõber, mine võrku! Oh, ta on suur. Ta vaevu mahub võrku. Me tegimegi ära, kutid! Me saime veel ühe hai! Ja see on elus! See on nii hullumeelne! Okei, peame ettevaatlikud olema. Tal võivad olla väga teravad hambad. Oh jah, tal on kindlasti, kutid. See on nii hirmus. Tegelikult pole mul aimugi, mis tüüpi hai see on, aga ta on palju suurem kui esimene. Oh, ta üritab minna hammustada. Ta üritab minna hammustada. Okei, paneme ta lihtsalt anumasse. Hästi, rahulikult. Anumasse sa lähed. Tundub, et ta on natuke rahunenud. Ma arvan, et ta saab aru, et me päästsime ta. Aga igal juhul on see üks kõige pöörasemaid leide siiani. Nüüd liigume edasi. Pärast seda tundus, et paak oli üsna tühi ja teistest 2 haist polnud jälgegi. Nii et ma liikusin järgmise paagi juurde. Ja kohe, kui ma oma võrgu alla panin, juhtus see. Oh issand, Helen, ma arvan, et me leidsime angerja. Vaata, kui suur see on. See on tõesti suurem kui paak ise, teate. Meil on vaja suuremat võrku. Selle võrgu abil me teda kindlasti kätte ei saa. Nii et ma võtsin ette ja haarasin kõige suurema võrgu, mis ma leidsin ning hakkasin sellega ringi kühveldama. Ja kaua ei läinudki, kui ma selle koletisangeri kätte sain. Oh, see asi on nii raske, teate. Oh, ta rebib võrgu katki. See on nii hull, teate.
Vaadake selle mureeni suurust. See on kindlasti kõige suurem, mida ma kunagi näinud olen. Ja vaadake tema mustrit. Ta on nii ilus kõigi nende täppidega. Oh, ta üritab mind hammustada. Okei, ei, see pole hea. Kui te ei teadnud, siis mureenid on väga agressiivsed ja meil on ülivõimas hammustus. Nii et ma pean selle tüübi käsitsemisel eriti ettevaatlik olema. Issand, ta hammustas mind. Ma veritsen, kutid. See teeb tõesti haiget. Mida ma just ütlesin? Nad on väga agressiivsed ja neil on teravad hambad. Ja, see tõestab seda. Seni suurima leitud kalaga olime kindlasti õigel teel. Nii et ma jätkasin garaaži uurimist lootuses leida ülejäänud haid. See on ilmselt kõige räpasem vesi, mida me näinud oleme. Kui siin midagi oli, siis ma väga kahtlen, et see veel elus on. Aga mingil imekombel, kui ma oma võrgud alla lasin, tundsin ma, et miski liigub seal ringi. Ja tõepoolest, see oli veel üks hai. Sa teed nalja, kuidas see asi elus on? See haiseb nii hullult. Kuidas see hai ometi veel hingab? See on hullumeelne. Tundub, et see on sama liiki nagu eelmine, aga see on tegelikult veidi suurem. Miks sa üritad mind hammustada? Okei, need haid on agressiivsed. Ma panen ta nüüd konteinerisse tema sõbraga ja proovime teise ka üles leida, kutid. Nüüd on 3/4 haist leitud. Ja ma olin peaaegu kindel, et viimane hai on selles akvaariumis. Nii et ma jätkasin võrguga püüdmist, kui äkki juhtus see. Oh issand. Kas te nägite seda, kutid? Seal ongi hai. Ma just nägin teda. Ta on siin nurgas. Tule nüüd, sõber. Mine võrku. Jah, saime ta kätte. Oh issand. Olge ettevaatlikud. Kakavesi lendab igale poole. Ta rebis lihtsalt võrku augu. Oh jumal. Seal ta on. Tule nüüd. Jah. Ma hakkan oksendama. See haiseb nii hullult. Aga kõige tähtsam on, et me saime ta kätte. Me saime 4. ja viimase hai. Rahune maha, mees. Rahune. See seal on palju suurem kui teised haid ja tundub, et see on teist liiki. Mul pole ikka aimugi, mis liiki. Ma ei ole hai ekspert, aga igal juhul see on nii lahe. Ma ausalt ei suuda uskuda, et ta on seal ikka veel elus. See haiseb päriselt nagu puhas shit. See on lihtsalt hullumeelne, ausad kutid. Nüüd on meil ametlikult haidearmee koos hulga teiste hullude mereelukatega. Ja nüüd ongi ainus asi veel teha see, et nad oma uutesse kodudesse viia. Ma panin kõik soolase veeloomad erinevatesse akvaariumitesse oma garaažis, sealhulgas mantiskreveti, skorpiongala, kerakala ja homaari. Seejärel panin kõik aksolotid oma aksoloti akvaariumisse koos jahedama veega, samuti konnad ja draakomudilad. Ma andsin ka Flowerhorni kalale oma tiigi, mis oli palju suurem kui tema eelmine akvaarium ja siis oli aeg leida kodud koletisangerjale ja haidele. Nii et ma panin angerja oma teise suure akvaariumi koos teiste angerjatega. Ja siis panin kõik haid oma hiiglasliku haide akvaariumisse, mis on nende jaoks ideaalne kodu. Sõbrad, see oli tõeliselt pöörane seiklus. Me päästsime nii palju hullumeelseid olendeid sellest mahajäetud garaažist. Kui sulle see video meeldis ja tahad veel näha, pane like ja telli kanal allpool. Kindlasti vaadake ka meie kaupa aadressil bassfishingproductions.shop. Meil on uued mütsid, uued särgid. Ja, see ongi kõik. Näeme teid järgmises videos. Tšau, pakaa!